No tšau. Ma ei tea, kes, aga keegi peab kuulma seda. Vaata, vahest on niimoodi, et kõik asjad nagu jooksevad kuidagi tupikusse ja selline tundub nagu selline lõplik ja et selline hämar või sünge koht. Kõik asjad võivad juhtuda nagu korraga ja siis ei näe nagu kusagilt väljapääsu ja siuke mott läheb ära ja vahest on, ma arvan, et kõik inimesed on kogenud või oskavad samastada ennast sellega. Kui sa ei oska, siis sul on ikka väga hästi läinud, ütleme nii. Aga kõik on nagu ajutine. Vaata, me ei saa teada, mis on need kõrged kohad või head kohad, kui me pole kogenud selliseid hämaraid kohti või sügavaid, tihkeid, raskeid kohti. Ja siis üks hetk, ma ütlen sulle, üks hetk, kui see päike uuesti paistma hakkab, kui uuesti sa tunned, et nüüd läks heaks. Nüüd läks jälle heaks, nagu nüüd toimub läbimurre, nüüd tunned, kuidas õnn on sinu õuel lõpuks tagasi. Ja siis hakkavad juhtuma sellised väikesed imed, kokkulangevused, mingid juhused. Ja siis nendel hetkedel ma ei soovitaks nagu hästi ise enesest mõistetavalt seda võtta, vaid olla tänulik. Nagu see nendel hetkedel saab kõige ideaalsemad hetked on rakendada tänulikkust. Seda tänulikkuse tunnet kehastada. Kõik on ajutine, nagu kõik on ajutine. Kui sa peaksid olema kusagil sellises kohas, kus sa parema meelega ei oleks oma asjadega, siis miski sinust teab. Miski sinust teab, mida teha. Kusagil sügaval sisimas tead, mida teha. Ja kusagil sügaval sisimas keegi teab, miski teab, et see läheb mööda, et see on ajutine. See elu on ikka ulmetripp küll, ulmetripp, ma ütlen. See duaalsus, mis siin on, see on müstika, see on müstika. Kui hämar siin võib olla ja kui ere siin võib olla, kui raske siin võib olla ja kui kerge siin võib olla. No see planeet on tripp, see planeet, kus sa oled, see elu, see on tripp. Siin on nagu showtime, siin planeedil saab näha
enda kohta väga palju asju. Siin planeedil õpib, no see on treening, no see pole enam, see on showtime, treening on läbi. See elu, see siin planeedil, siin pannakse meid proovile. Siin saab näha oma vaimu tugevust. Siin sa saad näha, kui vastupidav sa oled. Siin sa saad näha, kui sitke ja tugev sa oled. Siin sa saad näha kõik enda kohta, kui paindlik sa oled. Ja äge seiklus, siin planeedil on see elu ikka äge seiklus. Ma tean, et see ei, nendes süngetes kohtades see ei tundu nii. Ja võib-olla, ma ütlen, mõndadel ja no mõned inimesed on ikka saanud ikka korraliku väljakutse endale. Ma näen, et on väga hästi läinud mõndade, kui vaatad nagu mõndasid, mis teekond mõnel inimesel on, siis mul on väga hästi läinud. Mõtlen, sa said endale mingisuguse sõiduki, see on sinu sõiduk, ajutine sõiduk, kes iganes, mis loto oli, millise sõiduki sai. Ja nüüd vaata, mine majanda. Ja siis sa lähed, proovid natuke ühte asja, vaatad, piilud sinna, uurid selle kohta, koged midagi, mida tahad kogeda, see oli kaua, kui enam ei taha. Ja siis viskad kesta maha, tuled sõidukist välja ja siis ootab ees järgmine koht. Järgmine seiklus. See on hea, et see restart või et see mälu ära puhastub eelmisest seiklusest. Enamus inimestel puhastub ära. Saab värskelt alustada. Me tuleme, me nagu oleme, et kõik saavad mingisuguse oma näolise seikluse endale. Aga mulle hakkab tunduma, et me tuleme nagu puhtalt ja siis hakkab kooruma meile, tulevad mingisugused uskumused, kes me oleme, tekivad peale ja siis tuleb uuesti need uskumused ära puhastada ja olla uuesti võimalikult puhas. No mitte, kuidas ma ütlen, nagu lapsemeelne. Ja. Kus ei ole ülearu ülbust ja uhkust. Oota, ja. Siis saab nagu rõõmu tunda. Siis on võimalik elust võimalikult palju rõõmu tunda. Kui neid uskumusi on hästi palju nagu seda, kelleks me ennast peame, siis on koos nendega käivad ka igasugused hirmud ja ebakindlused käivad kaasas ja igasugused siis on nagu hästi tõsine kõik kogu aeg. Aga siis, kui need hakkavad nagu ära tulema, siis koos nende uskumustega tulevad ka igasugused hirmud ära. Ja need raskused, elu raskused, need aitavad siis lammutada neid asju, et kuuleda. Sa ei ole see. Ja. Ja siis lammutab äragi ja siis jälle toimus vabanemine. Üks kiht läks jälle.
nagu sibul, jah. Sibulal on hästi palju kihte ja mis see südamik on? Mis see südamik on? Praegu olgu imelist päeva jätku sulle või õhtu või hommiku või lõuna või mis iganes selle hetke jätku, kus sa asud.